No tere! Täna on meil nostalgia video. See on kohe selline nostalgia, mille märksõnaks on 1980. Ja veel teine märksõna on aasta 2000 näiteks. Päevi näinud makk. Seda on vaja korralikult puhastada, aga see makk on olnud seisnud üle 30 aasta. 32 aastat. Ja selline mingi asi on siin sees veel mingisugune asi veel siin. Prõgiseb kuskil. Aga see maks selleks. Kas te sellist asja veel mäletate või? No, mul patarei käivad siia sisse. Ja, kohe paneme siia patareid sisse. Välja näeb see tegelikult niimoodi. Kas te sellist asja ka mäletate veel või? Omal ajal. Ja sellist asja näiteks. Kunagi, kui sai oldud kunagi kuuene, siis selline oli täiesti saadaval olemas täiesti. Ja seda võidusõiduauto Estonia 21 on kirjutatud. Ja siin peaks olema ka see hind peal. Ja ka NSV tähendab 31 märts 86 aasta. Hind on 1 rubla 40 kopikat. Ja, selline. Ja siis selline. Võt, mis leiud meil siin on. Ja huvi pärast tahaks lihtsalt proovida seda asjandust siin. Mida te nägite, et ma näitan veel kord. See on selline. Palju selline. Ennes veel sellel ajal ka toodetud. Maksis 25 rubla. Ja see sai ostetud minule. Omal ajal, kui ma koolis käisin, Kosjärve internaatkoolis,
siis mul oli selline asi vahepeal klassis kaasas ja no see seisis siis nii mõnda aega. Aga no, et sellest seismisest on ilmselt ka jäänud mingisugused niisugused noh, kuidas öelda, need patareid vist ei lähe siia või? Need on liiga väikesed. Kas meil teisi patareisid ka siin on? Jah. Niisugused patareid võiks minna. Ja siis siia. Ja kolmas patarei ja kui nüüd hakkab tööle, siis on küll huvitav asi, et siis on näidata isegi no aga päris võimalik, et see ei hakka tööle. Katsetame ära, mis meil siin ikka. No isegi töötab, jah. Kolm sellist patareid paneme siia sisse ja näete, töötab. Vaatame, kas me saame arvutada ka sellega. Teeme testi ära kohe. No jah. Vahet ei ole. Ühesõnaga arvutame siin siis 7 paneme siia 7 ja paneme siia 8 78 kas me korrutame, jagame või liidame või lahutame? Kumba me teeme? Okei, me korrutame seda 6-ga ja siis võrdub $468. Ma ei tea, et töötab küll. Nostalgiline asi kustutatakse siis kuidagi, ma ei mäleta, kuidas käib. Siit. C tähest käib kustutamine. Nikerdis. Nii, see asi, mis ei saa eriti peal siin, aga okei. Paneme nüüd liitmisega. Paneme siia 40 nii pluss 48 ja võrdub täpselt õige 88, sest 40 pluss 40 on 80 ja kui panna 40 pluss 48, siis on 88. Nii, täpselt nii ongi. Ja see töötab täitsa lõppe. Siuke värk. Teate, kui vana see juba on? See on hiigel vana asi juba. Ja see on mälestusi täis minu kooliajast. Maksis ta ja siis 25 rublat omal ajal, kus sai ostetud ja see on siis aastal mingi, mis ta ongi nüüd
87 aasta või midagi. Või no ma päris alguses, ma ei tea, kas mul oli. Võib-olla eksin, võib-olla oli ikkagi 84. aastal. Selline vidi. Nii. Nüüd me vajutame C nuppu siin. Nii, nulli. Ja siis siis teeme ühe teise katse veel. Jagame näiteks. Jagame viis jagada 8-ga. Võrdub Not 0,62 nii et jah, selline number. See täht jälle nullis. Niimoodi me tegutsesime omal ajal, see kõige lihtsam ja kõige odavam siuke ütleme ikkagi siuke arvuti, väike siuke minikompaktne. Saab arvutada elektroonika, kirjutada siia elektroonika peale. Ja täitsa hea. Ainult, et tänapäeva patareid on natuke teise kujuga, et see kaan ei taha hästi peale minna, aga sellest pole üldse mingit lugu. Absoluutselt ei ole mingit lugu. Ja mida me veel proovinud ei ole? Lahutamist. No 12 miinus 4 võrdub 8. Vot selline asi ongi. Ja see käis sellise kotti ka veel eraldi. Kott. See käis siia kotti. Nii. See kotti ja sellega kinni. Nii ja kooli minek. Aga teate mis? Ega seda ei tohtid omal ajal koolis eriti palju kasutada ka. Pidi ikka ise ka ikka natuke õppima ja nuputame õppima. Mu juust sassis. Ma olen nüüd ilusam. Nii, nüüd me teeme selle maki korda. Nii.
puhas, kõik korras. vaatame kohe. ega ta pauku ei tee. kes sedagi teab. nii. ohoh. raadio. nii, siin on siis oota, vaatame seda natukene siit poolt. raadiot ei võta. teipste. Вручила бокалы свесло звенящими. nii, siin on ka siis vaatame, kas see kassetimakk ka töötab. nii, vaatame, kas kassetimakk ka töötab ja teeme siis selle luugi lahti kõigepealt. selle luugi lahti siin. selle luugi siit lahti niimoodi ja
see osa töötab. Vaatame, kas töötab teine pool ka. Mõningad sellised viperused on siin sellel Macil olemas, aga muidu üldiselt töötab ja mängib mõlemad pooled. Ja nähtavasti kerib ka mõlemale poole. See poole kerib. Ja nüüd see on normaalne. Ja teip siin ei tööta praegu. Nüüd hakkab tööle. Muusika oli maha keeratud. Ühe kõlariga töötab, aga nüüd töötab mõlema. Surround. Selle poolega, selle teise poolega töötab paremini. Selle poolega töötab paremini. Nostalgia laks. Ja see Mac on, ma ütlen teile, 32 aastat vana. 32. On teistpidi. Käib siia poodi. Nii. Kerib. Mängib. There's something going on. There's something going on. There's something going on. You know there's something. There's something going on. There's something going on. Nojah, ütleme, et see Mac on märkimisväärne. Me näitame lähemalt seda. Kassett oli mul selline. Mul oli päris hea muusika. Päris palju head muusikud ja kassett on selline ise. Ja. Mac on selline. Ja Mac on päevi näinud ja seisnud 32 aastat. Selle vahemikus siis töötas mingi 4 aastat. Ja siis
32 aastat on vana, 4 aastat on kasutatud. 26 aastat on siis seisnud kuskil toas. Või no niimoodi ütleme nii 4-5 aastat on kasutatud ja siis on seisnud lihtsalt kogunud tolmu ja nii edasi. Vabandust. See on lihtsalt vanade asjade saatus, nad jäävad seisma ja noh, kuna see makk on selline nagu ta on, vana juba, see on sarp. Kui seda mudelinumbrit on ka kuskil näha siin või, vabandust, see makk on selles mõttes väga väärtuslik, et selline, kui nagu kassetid ka siia üle nagu teistpidi, siis eriti palju niisuguseid makke ei ole, kus kassetid siia poole käivad. Või sarp VQ sidekriips 730, ma ei tea, no jah, seda tuleb teistpidi näidata, sarp ja siis on selline number siin, sarp ja see number, jah, et selline sarp. Nostalgilised mälestused, aga makk on päevi näinud ja mis me räägime ainult makist, me räägime magnetoolast. Aga siin on ka võimalus lindistada näiteks midagi, noh. Ma ei tea, kas me sellele lindistame, aga me saame näidata, et siin on ka mikrofon sees. Nii, et okei, vaatame, mis siin on. Teistpidi. Tolmust asja tuleb siin. Nii. Paneme lindistama. Mikrofon peab sisse lülima siis niimoodi, et siin tuleb lihtsalt teada, kuidas seda lülitada. Ahah, nii. Mikk on eraldi vaja sisse lülitada. Nii. Üks, kaks, kolm. Lendas tukk ja tolm. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Yeah. Let's go. Kerib või? Nii, normaalne. Teip. Ja nüüd peaks tulema see. Peaks tulema kuskilt poolt see. Või ta ei tule ikkagi. Tule. 1, 2, 3. Lendas tukk ja tolm. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Yeah. Let's go. Töötab. Mikker töötab. Vaata, meil oli see, et kui mikker juba töötab, siis on okei. Ja see mikker on väga hea. Sellised makid meil siin. Ma ei tea.
ja et meil on siin toredad asjad. Patareid võtame välja. Neid on meil endal vaja siin ja me lihtsalt demonstreerisime teile neid asju siin vaikselt. No see on nagu mälestus omaette. Hippelugu. Selline, see on ikka lahe. Jah, täitsa hästi. Ütleks nii, et me lõpetame seekord selle lausega, et see makk töötab küll natuke nii ja naa on see olukord, aga kuulata saab muusikat, kasseti lindistada, mikrofoni kasutada, raadiot kuulata, täitsa praktiline asi. Natukene veidikene hooldada, ütleme siis ühendused järgi kontrollida, mis siis kõlarites mingi ühendused ei ole või midagi. Tegelikult töötab see suurepäraselt ja see oligi minu videos mis näitas teile sellist nostalgilist värki. Aitäh, et vaatasite taas Päts Kotsmani teistes uutes Margus Estonia videodes ja kõikides uutes Kosekadu videodes. Tšau!